tegelikult just tulin pesust, aga mul oli täna siis night shift vahetus, ehk siis see algab 9-st ja lõpeb siis kella 6-st. No hommiku osa kuni kella 4-ni on normaalne, et noh, selle kannatab ära ilusti. Aga no see õhtune 4-6-ni väga jube oli lihtsalt sellepärast, et kõik vennad on toas, mõned tulevad sul peaaegu alasti sinu ukse peale, mõned magavad, kui sa sinna sisse lähed, on ju. Ja tegelikult nagu ma aru sain, siis enamus lahkusidki alles kell 5:30. Noh, ma sain küll 2 tuba tehtud, aga niimoodi, et üks vend oli mul seal koha peal, istus muga toas, õnneks ta oli selles suhtes normaalne inimene, aga no ikka tõeline aussikas, et seda slängi ta ikka mulle õpetas seal kõvasti. Jube on see, et ma pean järgmine nädal ka seda tegema ja ma väga-väga pelgan seda, sest et see oli väga ebameeldiv. Enamus inimesed olid toas, sa pead kõigiga seal nagu seletama, et miks sa nii vara tuled ja noh, sest et night shifti see nii-öelda logo on väljas, kuigi tegelikult võib koputada, sest see tähendab seda, et hakkab õhtune vahetus ehk siis koristusaeg. Anyway, jah, üritab ära kannatada, sest järgmine nädal ma peaks 1 päeva ainult olema. Et ma loodan, et see tädi, kes puhkusel on, tuleb ruttu tagasi, et ma ei peaks neid enam tegema. Mul on kõik pakitud, aga see on ikka jube kitsas tuba, aga ma sain hakkama, lihtsalt huvitav saab olema see, kui ma nüüd mingi aeg pean kolima hakkama, et need kõik asjad tagasi pakkida ja siis uuesti ümber pakkida. Ühesõnaga ma näitan, kuidas mul nüüd kõik asjad on. Siin on siis vanad voodipesud, padjad, asjad, mis me jätsime kaasa. Ohvrid läksid sinna alla. Seal on siis mustapesukott, niisama on mingid kotid, mida ma ei kasuta. Põhilikud tarvikud. Siis siin on jäänud. Siis ühe jaki panin sinna, teisi viitsi panna. Siin on siis riided. Petsus väga midagi erilist ei ole. Aga see korrus on väga huvitav, et siin on mingid söögiasjad, siin on mingid naiste tarvikud ja seal on siis põhimõtteliselt üleval asjad, mida ma väga ei kasuta. Et kui nüüd siin kolimine hakkab, siis saab huvitav olema. Aga see double size hetkel tundub nagu mega maasikas. Ja. Õhtust. Natukene freestyle'i peab siin nüüd rohkem tegema, kuna kärbsed lihtsalt ründavad. Me just käisime õhtus söömas, et hotellid, sellised värgid-tšärgid. Nagu Rootsi laud oli seal. Rootsi laud, väga hea toit oli, aga viime teid nüüd siis siia karavani poole. Siin on siis, kus töötajad ööbivad. Meie oma muidugi seal kõige lõpus. Vana hea. Nagu ikka. Aga mul on mingid eestlased kõrval. Okei. Issand, juba sestiliga. Mingi päev teeme teile roomtuuri ka. Ma juba tegin roomtuuri. Juba tegin, vabandust. No igatahes. Näidame, issand juba nagu kuradi Eesti. Ükskord näitame teile seda söögivalikut. Me ei ole purjus, lihtsalt ikka rapsad ründavad. Ja näitame, mis tööd me täpsemalt teeme. Ma läks suuga. Hello! Hi! Nii, esimesed muljed tänasest esimesest tööpäevast. Anette alustab. Wow! Milline üllatus! Igatahes tööna oli siis housekeeping, ehk siis FIFO-de... Ühesõnaga me koristame miningu siis inimeste tubasid. Jah. Põhimõtteliselt. Aga see ei ole päris miningu sait, vaid siin ikkagi eraldi seisev hotell, et siin lihtsalt peamiselt tööbivadki ainult miningu inimesed. Töö on üks luine, kohati nagu ikka väga rõve. Täna veel nii hullusi asju pole olnud, vähemalt mul, sul ka vist mitte. Aga olen ikkagi kuulnud lugusid, et kus siin ikkagi on oksed toas ja väga rõvedaid asju. Praegu on vaikne ka sellepärast, et ei ole nagu väga neid FIFO-mehi. Läheb nagu kiirelt. Üldiselt praegu meil on toas kuskil 300 inimest, aga kiiremal hooajal on 900 inimest kuskil. Et ta saab olema suhteliselt lõbus. 87 päeva veel! Ja ma juba loen päeva, siis ma ei jõua lihtsalt ära oodata ka. Aga siin ei tohi telefonid olla tööpäevadel kaasas. Jaa. Sest et siin keelati ära, siin keegi keeras mingit käru ilmselt. Mingi prantslane. Vist jah. Aga kui meil nüüd siin vaba aeg mingi aeg on, siis ma saan näidata, kuidas siin üldse kõik asjad välja näevad, aga tööd ise me ilmselt väga palju filmida ei jõua, kuna noh. Kogu aeg on hästi palju liikumist, saad ühe toa valmis, võtad kohe järgmise. Palju sa tegid täna saame? Ma vist tegin täna, mina tegin 13 000 sammu, Anettel ei ole kella nii. No ma ei jõudnud laadida.
aga jah. Meid juhendasid eestlased, Õnneks. mis läks väga hästi. Toit on hea. Rootsi laud täielik, kui mul aega on, siis ma ei filmin. pea enam süüa ise tegema. Ei pea mõtlema, et mida täna poest osta ja mida teha nädalasöögid ette ja ei lähe enam 200 eurot söögi peale ja asjade peale. No nädalas, nojah, sellest nädalas läheb ikkagi majutuse ja söögi peale kuskil $200 kokku, siis et see arvestatakse palgast maha. Aga ikkagist. Nojah, ma tahaksin juba asju tellida, aga ma luban, ma hakkan gymmis käima, sellepärast, et mis mul siin ikka õhtuti muud teha, kui mitte gymmis käia. Täna on meil neljapäev ja neljapäev on. Päevad on juba suht sassis siin. Ja ma lähen nüüd Anetele külla, sest me lähme nüüd kella 7 aeg siin jooma. Siin elab siis Anette. Nõu pühve! Miks sa filmid puhkeajal? Ei ole mingit puhkeaega, sest me lähme töökaaslastega välja istuma. Poolpasi! Jaa, ma näitasin teile, milline minu tuba välja näeb. See on siuke elektriline asi, näitab palju kraade on. Mida asja, mul ei ole siukest luksust. Vaadake, kui võsiga. See on Anette voodi. Nii, edasi. Öökapike. Öökapi. Jaa, ta ostis endale lambi. Väga luksuslik, ma ei ostnud endale. Dokumendid, kõik söögipärgi sai. Jumala tühi, sul ei olekski nagu mitte midagi. My wardrobe. Oh, wow. Tegelikult jumala minks mooks nii vähe asju. Näete jah, tõeline surf Austraalia oma. Connor, I miss you. Okay, I miss surfing. Nii, oota, vaata, mis külmkapis on. Ei olegi midagi, näed juustu. Ja üks kliendi toast täna leidsime. Täna joome ära. Ei, seda ei joo, seda jääte mustavateks päevadeks. Mida ma seal siis võtan? Ostame. Nii. Vapsee, vaip maha pandud. Sokid kuivavad. Ei, väga aus, vähemalt keegi hoiab korda, aga no näete jah. Ei, see oli juba. Tips-tops kõik. It's not my type of weather. 10 days. Relax little bit. Tänane ülesanne on siis selline, et me tegime, mina tegin 4 tuba ära klientide toad, siis kuna hetkel on natukene vähem tööd, siis me põhimõtteliselt spreitame ära kõik nurgad, et näha siis, kas prussakad tulevad kuskilt välja. Veits kriipi on, aga nüüd me hakkame seda tegema seda fresh water pesu, tõmbame kõik ära. Vahetame ära ka plekilised padjapüürid, teki ja madratsi katte, kui on plekilised. Kasutame spetsiifilist ainet. Aga respiraatorit ei kasuta. Mul on Protect 500. Palju sa sisse hinganud oled seda? Tagasi sain ikka korralikult, aga see oli ainult hetk. Vaatame, kuidas see prussaka tõrje siis käib. Raputad. Mina kaua ei filmi, muidu ma suren ära siia. Algus vaatan üle, et midagi siit ei hakka jooksma kohe. Number 1. Kädelisatsiooni. Davai, 3, 2, 1. Jätaks lahtisest ja... Ole vait, sealt tuli või? Ei tea, tundus. Niimoodi see tutorial käiski. Hello! Täna on meil siis vaba päev. Hetkel lähen pesu pesema.
kärbsed igal pool, igatahes näitan siis teile, kus meil see pesumaja on siis siin lähedal just majade juures või nende karavanide juures siis täpsemalt. Et jah, vaba päev. Igatahes siin on meil siis üks pesukohtadest, kus siis on nii pesumasinad kui ka kuivatid, nii et saab korraga kõik pesu ära pesta. No nii, meie oleme tulnud siis mitte päris rannalaadne koht, ühesõnaga selle koha nimi on Briti Pool Port Hedlandis siis kuskil see nüüd on, jah, see on Port Hedland. Meie elame siis South Hedlandi lähedal. Tere, Unimüts! Ühesõnaga, ma teen teile nüüd natukene ruumtuuri või mitte ruumtuuri, õigemini selle kohatuuri, et mis meil siin kõik on. Praegu me siis kõnnime sööma. Siin siis on töötajate karavanid, aga siin elavad ka tavalised FIFO-vennad siis. Meie oleme seal kõige lõpus. Nii, need on siin siis hostelid, kus siis FIFO-vennad magavad. Siis need seal on ka mingid hostelid, kus siis magavad, aga need on siis luksuslikumad vist olid ja seal on siis reception. Siin on siis need vahed. Oih. Kukkus paha. Siin me tegime prussakatõrjet ja... Jah, seal on need hostelid, seal on siis vetsud, seal saab kuskil laundrit pesta, või igal pool saab siin laundrit pesta. Ja siis vetsude kõrval on gym paremal pool ja praegu me lähme sööma. Nii, noh, mis sa võtad? Arvan, et regis ja mingi. Ma vist võtan seda. Alamasad ja.